Trump ja Musk läksid tülli. See nagu otseselt ei peaks sind ega mind puudutama, mis asja meie siin Eesti keskel ja see, et Trump saadab pagulasi välja, Trump tõstab tolle ja maksusid, no mis siis? Elon Musk avastas nüüd järsku, et see on tema jaoks kolossaalne kahjum, tegi pöördumise, mida täna ka riigitelevisioonis eestlastele näidati. Ja võt see juba nagu ikka puudutab meid küll, sest kui 2 suurt veidrikku on tülis, siis 3. ja 4. Nii Putin kui siis Hiina ja ka Korea, küll nemad rõõmustavad. Nii et meil käib üks suuremat sorti etendus. Põhiliselt meie näeme selle etenduse jälgi sellest, et hinnad tõusevad, meie maksud ka tõusevad. Trumpi pole appi vajagi. Ja palgad ei tõuse, nii et inflatsioon on ammu juba tasal ülitanud Tõnis Lukase aja palgatõusu näiteks õpetajatel, aga läbirääkimised käivad, nii et tõstame inflatsioonile järele korraks ja siis loodame, et seekord ei jookse inflatsioon ja kõigi asjade tõusud meil eest ära. Niisugused asjad koos polaarvorteksi möllamisega kevadises Eestis, nii et lumehelbed ja linnud lendavad läbi segi, see võtab masti maha. Selleks, et saada tagasi lippvardasse, selleks, et saada kumm uuesti täis ja saba jalge vahelt välja, on igal ühel oma võtted. Minul on selline asi, minu kallis kolleeg Lucy mulle selle kinkis. Ja see on minu selle kevade sõltuvus. Kui ma ehmatan, ärritun, kurvastan, vihastan, siis ma teen sellise liigutuse. See on lapsik. Need on liblikad, ja see tegelikult toimib, sest selle liigutuse ajal sa saad ennast tagasi korjata iseendaks. Täpselt sellest räägib meil tänane tunni teema. Valisin materjali alus elava erakordselt ägeda daami Ulvi Saare varamust, täiesti värske. See räägib meile sellest, kui oluline on praegusel ajastul püsida iseenda keskmes. Olgu sul selleks siis liblikatega või on sul mingi muu, ükskõik kui lapsik ja jabur trikk, kätekõverdused, kükid, iga asi töötab, peaasi, et sul on moodus, kuidas sa ennast kaitsed. Meie missioon ongi tavaline Ulvi Saar enesekaitsest. Esiteks korrastame teksti, toimetame ära hästi tüüpilise eestlase teksti. Täpselt need vead on igal kõige tavalisemal ilusal inimesel. Ulvi Saar ise ilmus siia pildi peale. Selline ta meil on. Oleme temaga koos loonud tema esimese raamatu ja teinud palju ilusaid tegusid. Omade värk. Ja teiseks kirjutad sa paberi teisele küljele oma puu. Minu puu on see siin. Aitäh, Lucy. Sinu puu võib olla midagi täiesti muud. Väga tüüpiline, eks, et minnakse õue ja tehakse üks tobi. Ei ole tervislik, aga kui keskmesse toob, siis abiks ikka. Sul on kindlasti mõni sinu trikk, kuidas sa saad
rasketest aegadest üle. Olenemata sellest, kas need ajad kestavad sul 5 minutit, 5 päeva, 5 aastat. Ja tekstiga on ikka sama vana hea tarkus, et pealkirja lõpus punkti ei ole ja ei tule. Eelmisest neljapäevast me lisame sõna eelmisest neljapäevast alates. Siis on lause liikmed olemas, siis on lause rütm paigas, siis tekst voolab. Neljapäevast alates on põhjataevas suur must rist. Nii palju lahku on teatud sõnad iga päev, kogu aeg, nii palju nad on lahus. Nii palju, kui olen saanud, ongi ilma komata kui, sest see on võrdlev kui. Kui olen saanud uudiseid säravas elus jälgida. Säravaks eluks nimetab Ulvi seda, mis toimub linnades, korterites, televiisoris, portaalides. See imeilus bling-bling mull, mille taga on midagi muud. Siis surm kõnnib katustel. Oleks Saller seda teadnud, poleks katuseid mööda kõndima läinud. Miks? Küsib autor retooriliselt, sama soovitan sulle. Teksti edasiviimiseks väga hea tehnika on iseendalt küsida ja ise vastata. Sest aja energiad on väga õhukesed. Iga meie mõte ja välja suunatud üks sõna, missugune välja suunatud. Meie keeles sõna väli, välja tähendab 2 asja. Üks asi on out ja teine on siis väli kui field, poolje, magnetväli, energiaväli. Olenemata sellest, kumba väljana sa seda sõna tajud, välja suunatud on kokku igal juhul. Lausutud lause tuleb meie õuele tagasi. Seda on minu sõpruskond hakanud järjest märkama. Sa kellegi teise elu kommenteerid, no kuidas ta niimoodi teeb ja järgmisel hetkel sa saad vastuse, sest see sama jama saabubki sinu ellu, sinu õuele. Ise küsisid, kuidas ta seda teeb. Tee nüüd ka. Ei ole vaja, aitäh. Sellist aega ei anta enam kellelegi, et oma vigu saaks lunastada järgmises elus. Ei. On ühe hashiga, koma ei ole, nii et pilt on palju lihtsam. Ei. Kõik, mis meie seest nüüd välja tuleb, on vaja heastada või ümber töötada kohe. Väga äge, tagumise koma põhjus on lihtne. Pealause on, kõik on vaja heastada. Mis meie seest nüüd välja tuleb, on põimlauses kiil ja sellesse tagumine koma kummalises kohas. Väga õigesti. Praegu on väga oluline kuulata oma mõtteid, jälgi oma emotsioone, vaiki. Paneme selle vaiki järele hüüumärgi. Teised soovitused, mis on pikemad, need nii kangesti käsud ei ole, aga vaiki toimib tummisemalt, kui me lisame talle hüüumärgi. Püüa leida side oma hingeruumiga, jälgi, mis sinu ümber. Pikk vorm, asesõna on siin kohal palju parem. Mis sinu ümber toimub, siis sa rõhutad ikkagi seda sina, mina. Et sa ei otsi vastuseid Google'ist, et sa ei jahi lahendusi TikTokist.
ega Instast, sest tegelikult oled sul ainult sina. Nii on. Kuidas sa reageerid? Küsimärk. Miks sa reageerid? Mis sind ärritab? Lülita särav elu 1 päevaks välja, ehk siis ära vahi seda telefoni. Püüa kuidagi hakkama saada ilma arvutita, telekas unusta ära. Ole lihtsalt vaikuses. Enne koma, see on nüüd ajaline tingimuslik kui, mille ette koma käib. Enne kui ütled, siis analüüsi koma, miks ja kuidas ning millises toonis sa midagi ütled. Ma teen korraks pausi, sest direktriss siseneb. Tunnisse tekkinud paus näitab, et oleme õigel teel. Põhjus, miks direktriss ootas mind uksest välja, oli tore. Minu abi vajab paar pagulasnoort, kellega meil on missioon teha eksam järgmisel aastal eesti keeles. Meie tekst jätkub tõusnud vaibidega, rõõmsat tujuga. No ma ütlen, teed selle liblikakaardiga puh! Ja kohe tuleb kõik, mida sulle õnneks vaja. Niisiis enne koma, kui ütled, siis analüüsi koma, miks ja kuidas ning millises toonis sa midagi ütled. Kõik, eranditult kõik tuleb su juurde tagasi. Just tuli. Usu. Vahel piisab vaid mõttest. See on tore, et siin on 3 punkti. See on nagu muinasjutus hakatakse rääkima legendi ja siis tuleb hingetõmbepaus, millest edasi tuleb üllatus, on ta siis hea või halb muinasjutt. Ja see jõuab sinuni. Kumbagi punkti nende sõnade vahel vaja ei ole, sest lihtsas seisundis ei ole ühtegi kirjavahemärki. See jõuab sinuni kõige paremal viisil. Lause lõppu ei ole vaja 3 punkti, sest see mõte ei lähe edasi. Ja meil oli ära juba teema keset lauset. Tea, koma, mitte 3 punkti, vaid tea, koma, sa oled jõudnud uuele platvormile 1 punkt. Ulvi on soovinud edasi anda mõtte voolamist, mõtte peatumist, mõtte sattumist ristteele, kus pärast 3 punkti võib minna lause edasi 4 erinevas suunas. Aga me pisut vähendame neid 3 punkti jenkasid. See on uus 5D. See on 5. dimensioon. 5D kirjutatakse ilma tühikuta. 5, tühik ära, D. 1, ja 2 punkti asemel 1 koma. See on uus 5D, koma, esialgu. Siin on juhtunud sama, mis juhtub meie kõigiga. Sõna siis on tähed vales järjekorras. Esialgu. L ja A vahetavad kohad. Esialgu muud ei midagi. Paljud targad räägivad, et me võtame need 3 punkti ära. Lause jätkub väikese tähega. Räägivad, et oleme hävingutsentris. Mustrist põhjad taevas. North Node, selle asja nimi, Veeda inimeste seas on rahu. Kirjutatakse täpselt nagu meie sõna rahu. Nii et see must rist, North Node, North Pole, seal olev asi allub käsule rahu. Ma isiklikult endale ütlen päeva jooksul 111 korda rahu. On tulemas suvel
vee riknemist suures riigis. Saad aru ju, et eesti keeles sõnade järjekord on teine. Ja kuidas? Suvel on tulemas. Nüüd on eesti keele rütm ja meloodia. Suvel on tulemas vee riknemist suures riigis, mis toob kaasa viiruse ja kõrge palaviku, eriti laste seas. Liitlause teine osa järgneb vahetult sõnale, mille juurde ta käib. Antud juhul lõpeb esimene osa liitlausest sõnaga riigis. Riigis, mis toob kaasa viiruse. Ei ole. Vee riknemine toob kaasa viiruse, sõbrad. Järelikult suvel on tulemas suures riigis vee riknemist, mis toob kaasa. Selle lause kõik sõnad me parkisime ümber. Suvel on tulemas suures riigis vee riknemist, mis toob kaasa viiruse ja kõrge palaviku, eriti laste seas alle A. Ja, et meil on väike riik, on ju? Majanduses tulevad suured konfliktid. Dollar, Trump ja Musk juba panevad. Nii lõbus. Dollar kaotab väärtuse, juba kaotas. Erinevates riikides dollarit enam ei soovita, ei aktsepteerita. Käibel on kas euro, kuld või krüpto. Nii et dollariga on tšutšufrai. Mis juhtus eriti hoogsalt pärast seda, kui Trump lasi iseenda mündi vermida. Ausamba rajasin ma endale eluaegu ta juurde. Rahvarada rohtuda ei saa. Puškin. Suured riigid võitlevad oma positsiooni ja valuuta pärast. Võim, ego, ahnus. 5 aastat tuleb suur puhastus, pigem üks sõna. Selles kontekstis suur puhastus võib olla ka lahus, aga meile tuttavam on sõna suur puhastus kõiges. Nii mõnegi riigi suur mees on ohus, on prognoosinud majandusteadlased, poliitikud, filosoofid, gurud, ekstrasensid. Et Trump ei ole kaua kõige kõvem kaart. Mõni on juba taevasse läinud, eetris on vaid tema vari. Autor ei soovi nimesid nimetada, aga alates Ukraina vabadussõja algusest me oleme hämminguga jälginud suursõjardi väikemehe erinevaid füsionoomiaid, kloone ja me oleme täheldanud, et tema silmades ei ole pilku. See ongi see, millest räägib Ulvi. Aga punkte ei ole. Kõikide riikide suured mehed on ühe ja sama süsteemi malenupud. Väidetavalt on ka Zelenski palga näitleja, kes täidab perfektselt oma ülihästi makstud üliränka rolli. Väidetavalt. Malelaud on laua peal. Kuid mäng on mängitud enne, kui see sai ja mitte alustada. Alustamine juhtub siis, kui inimene midagi alustab. Mäng algab ja alustab, need on sugulased küll, aga üks ühelt, teine teiselt poolt, nii siis, enne kui see sai alata. Keset malelauda on suur must küsimärk. Mäng käib elu ja surma peale või hoopis millegi muu peale. Ulvi pani siia küsimärgi, järelikult meie paneme lause algusesse küsisõna kas.
Niisiis, kas mäng käib elu ja surma peale või hoopis millegi muu peale, kuid mitte seda, mida kõik ootavad. Selles lauses on paar sõna puudu. Kuid see ei tähenda, on siit puudu, kuid see ei tähenda mitte seda, mida kõik ootavad. Keset Euroopat seisab suurt kasvu hiiglane. Suurt kasvu, üks sõna. Elisabeth. Väiki, suurt kasvu. Sina oled väikest kasvu, ka üks sõna. Ma olen keskmist kasvu, ikka üks sõna. Suurt kasvu hiiglane. Koma ei ole, see on võrdlev nagu. Suurt kasvu hiiglane nagu meie Kalevipoeg, aga ta on ikka väga suur. Ta seisab otse Brüsselis südames ja on vajutanud mõõga suure musta mao sisse. Madu ise on suur, koma ei ole, võrdlev nagu must jõgi, mis voolab läbi Euroopa. Kõlab nagu hea prognoos. Hiiglane pussitab vastikut musta madu, no kuulge. Aga kes ei tahaks olla see hiiglane? Trump oleks kohe see hiiglane, kui lubatakse. Maapind suure hoone ees on pragunenud, ei ole koma, nagu oleks oodata valetasin, selle koha peal just on. See ongi nüüd see erand. Suur nagu must jõgi ilma komata, hiiglane nagu meie Kalevipoeg ilma komata, aga nüüd on komaga lauset liigendav nagu, ehk siis, siin on koma küll, pragunenud nagu oleks oodata suurt maa värisemist, üks sõna. Me ütleme tavaliselt maavärinat ja me kuuleme seda sõna iga päev 10 või 10 korda, sest terve vöö ulatuses üks vööde planeedil ju praegu pidevalt tremuleerib, nii et earthquake on ilmselt sõna, mille õpib ingliskeelne beebi esimesena ära, mitte emme. Maa värisemist pigem tuline magma voolab välja. Pigem on täitsa ülearu, tõmbame maha. On oodata suurt maa värisemist, tuline magma voolab välja. Ajaruumis me siiski ütleme aegruum. Ta on ilusti üks sõna, tõesti, see on termin aegruum. Aegruumis pole kohta enam kurjusele. Oleks tore. Kõik, mis teed, tuleb väga jõuliselt sinu õuele tagasi. Peab tark naine vajalikuks korrata. See on tore kujund, see on kandev kujund. Eestlase jaoks koduõu on nii otseselt minu õu kui ka see, kus asub sinu põu, ka see on sinu koduõu. Luuletus tuli. Nüüd saad seista vaid enda eest. On hea, kui mõtled häid mõtteid. Vaata pilti suuremalt. Ole vaatleja. Paneme hüüumärgi. Esimesele ei pane, aga see ole vaatleja on nii käsuväärtuses lausekene, et paneme siia hüüumärgi. Ära kiru ega mõista kedagi hukka, sest kõigil on oma karma. Karma leiab su üles. Siin on nüüd selline lugu esiteks, jutumärgid eesti keeles algavad alt. Teiseks üles, hellad vennad, üles. Seda varianti, mis siin on, ei ole. Karma leiab su üles isegi siis, kui oled kodutu. Ole hoitud. Vaatame, kuidas me saame kirjutada kuupäeva. Seda saab kirjutada mitut moodi.
mine tea, äkki lõpueksamis sisaldub küll kuupäeva kirjutamine. Üks variant, mis on Ulvil, on ametlike kirjade puhul kõige tüüpilisem, ehk siis 03, 04, sellest need punktid, aga aastaarv on ilma punktita 25. 03, 04, 25 ilma punktita, korrektsem on isegi 03, 04, 2025. Teine variant, mis on mitte ametliku teksti juures sõbralikum, on 3 ehk siis 3 punkt, 3. aprill 2025. Minule meeldib see variant rohkem, see ei ole dokument, see on pöördumine, see on kutse enesekaitsele, niisiis 3. aprill 2025 alus. Näitan, kuidas see nüüd siis välja näeb. See on ülikeskmine heas mõttes tekst. Kuupäevaga tegin niiviisi. Tänan oma liblikaid kogu hingest ja ootan teie teksti teemal, mis on sinu enesekaitsevahend, kuidas sina ennast tagasi iseendaks saad, kui kõik on puu taga. Kalli.